koha peal, sest elektri hind hammustab väga valusalt. Meil on täna siin radiaatorid, mis sümboliseerivad neid inimesi, kes keeravad endal kodus sooja vähemaks ja need arved, mis on tulnud, mitte ainult elektriarved, hammustavad meid kõiki väga valusalt. Ja täna siin Stenbocki maja juures oleme tulnud ja ütleme välja, mida me arvame sellisest majanduslikust situatsioonist. Ja kõigepealt on mul au anda sõna Eesti Keskerakonna esimehele Mihhail Kõlvartile. Head inimesed, teate, mis on meie valitsuse peamine probleem? Peamine probleem seisneb selles, et meie valitsus arvab, et probleeme ei ole. Elektriarvet, mille maksmiseks inimestele võib minna pool palka, aga isegi terve palk, ei ole probleem praegusele valitsusele. Hinnad, mis kasvavad kiiremini kui palgad ja pensionid, ei ole probleem. Vaesumine, mida me näeme viimased aastad meie ühiskonnas ja absoluutse vaesuse osakaalu suurendamine ei ole probleem. Aga tegelikult peamine probleem ongi meie valitsus. Ja see ei ole probleem, see on katastroof. Ja tänane elektri hind on kriis ja valitsus peab seda tunnistama. Eelkõige selleks, et tegutseda operatiivselt. Aga mida meile pakub valitsus? Valitsus annab meile signaali, et te olete ise süüdi. Et pidite ise raha koguma suvel, et talvel maksta. Et ise olete süüdi, et liitusite börsipakettiga. Nad unustasid, et veel mõni aasta tagasi nad ise ütlesid meile, et liituge börsipakettiga, ostke endale päikesepaneelid, siis hind tuleb odavam. Ja nüüd nad ütlevad, et inimesed, Eesti inimesed, te olete ise süüdi. Täna me tulime siia, et tuletada meelde, et Eesti rahva huvid ei saa olla meie praegusele valitsusele kolmandajärguline teema. Ja elektri hind ei ole lihtsalt huvi. See on peamine vajadus nii inimestele kui ka ettevõtetele kui ka majandusele. Ja selle eest vastutab riik, vastutab valitsus. Täna Eesti Energia prioriteediks ei ole elektri hind, mis annaks võimaluse inimestele arved kinni maksta. Täna Eesti Energiale prioriteediks on tulu, mida riigi ettevõte saab inimeste taskust. Kas me tulime siia lihtsalt rääkida probleemist? Ei, Keskerakonnal on olemas lahendus. Esiteks, operatiivselt tuleb kehtestada toetusmeetmed. See on normaalsus. See ei ole lihtsalt populistlik retoorika. Seda teevad teised riigid. Seda teeb Leedu, seda teeb Soome. See on normaalsus. Raskel ajal riik peab toetama. Ja seda tuleb teha operatiivselt. Teiseks, tuleb mõjutada Euroopa Liidu poliitikat. Tuleb üle vaadata nii CO2 kvootide mahtu kui ka hinda. Teised, Euroopa riikide liidrid juba sellega tegelevad. Miks meie ei tegele? See on meie huvi. Ja kolmandaks, me peame taastama ja säilitama põlevkivi energeetikat. Kui me seda ei tee, siis meil ei ole tulevikus mingit võimalust, et elektri hind saab olema soodne ja kättesaadav. Meil on olemas lahendus, sellega tuleb tegeleda. Ja kui see valitsus ei saa aru, siis astuge tagasi. Juba praegu, ärge oodake, et tulevad valimised ja inimestel tekib võimalus valida uut valitsus. Tehke seda juba praegu, sest kriisi tuleb lahendada praegu.
Ja nii nagu ma ütlesin eelmine kord, me ei usu, et see valitsus suudab pakkuda lahendusi. Aga see ei tähenda, et me jääme vait ja ei tule siia ka järgmine kord. Vajadusel hakkame siin käima veel terve aasta enne valimisi, iga kuu. Selleks, et meelde tuletada, mis on päriselt valitsuse kohustused ja mis on päriselt valitsuse vastutus. Ja kui seda ei juhtu aasta jooksul, siis see juhtub kindlasti aasta pärast. Tuleb uus valitsus. Aitäh! Muidu öeldakse, kui on halb olukord, et me näeme tunneli lõpus valgust. Täna me ei näe seda valgust, sellepärast et elekter on niivõrd kallis, et arvatavasti see valgus on välja lülitatud. Me näeme tunneli lõpus Stenbocki maja, mis ei anna üldse mingisugust lootust. Aga praegu me oleme kuulnud ainult väheste inimeste ütlust, kui kallis on olnud neil elekter, eraisikud, aga kui palju on majanduses neid probleeme suurelt olnud ja majandusküsimused alles hakkavad kerkima ülesse. Ja kes oskaks sellest rääkida varemini majandusest kui mu hea sõber Aivar Riisalu? Jah, aitäh, head kokku tulnud. Me tõepoolest oleme ühiskonnana ilmselt jõudnud tupikusse, kus väljapääsu otsimine sellise elektri hinna juures võib juhtuda, et ei ole isegi enam valgust, et osata sellest tupikust välja liikuda. Ma toon paar näidet. Estonian Cell, üks Eesti tuntumaid ettevõtteid, tselluloositootja, nende elektriarve olukorras, kus tehas 2 nädalat seisis, oli 1,5 miljonit eurot. Veebruarikuuks on nad teinud otsuse, et tehas tuleb taas seisma panna. See on näide suurettevõtlusest, mida Eestis ülearu palju ei ole, sellepärast et meie konkurentsivõime on väga tagasihoidlik ja juba aastaid tagasi oli teada, et Estonian Cell tegelikult tahtis liikuda Eestist välja just tänu energia hinnale ja energia julgeoleku ja tuleviku puudumisele. Õnneks ta seda ei teinud, sest suund, kuhu ta liikus, oleks täna olnud täiesti surnud. Nimelt oli plaan minna Pihkva oblastisse. Teine näide, väikene metallitööstus, kes ehitushangetes mitu kuud tagasi osales turul hinnapakkumistega. Tema sai jaanuari 6. 3000 elektriarve. Tavaliselt oli see 1,5. Ehk sellise väikese ettevõtte jaoks on see tegelikult nagu määrava tähtsusega hinnamuutus. Aga just sellistest ettevõtetest Eesti majandus koosnebki. Keskmises Eesti ettevõttes töötab 7 inimest ja neid on meil 10 000. Ehk tegelikult me läbi sellise energiapoliitika oleme lootusetult halvanud ära meie põhimajanduse konkurentsivõime. Ja kui selline kompleks, kus maksud tõusevad, energiahinnad tõusevad, kohe-kohe hakkavad tõusma kütuseaktsiisid, transport läheb kallimaks. Mis sellele järgneb? Sellele järgneb inflatsiooni kasv. Inimesed maksavad rohkem, ettevõtted maksavad rohkem ja lõpuks ma arvan, et meil võib juhtuda see, et me jääme täiesti seisma. Me satume lootusetusesse seisakusse, sellepärast et võt seda sama valgust tunneli lõpus ei paista. Ja te küsite, et kus on lahendus? Lahendus on selles, et võib-olla ühel hetkel on mõistlik astuda samm tagasi, et liikuda 2 sammu edasi. Mulle tundub, et me peame lahti võtma kogu oma maksusüsteemi, kogu oma energeetika ja mis seal salata ka transpordi maksustamise süsteemi, et aru saada konkurentsivõime taastamise
võimalustest. Sellega kahjuks keegi tegeleda ei taha. Ja mis kõige hullem on, kui ma vaatan lugupeetud Rahandusministeeriumi ametnikke, kes keksivad ühelt jalalt teisele ja täiesti kivi näoga räägivad, et ei ole hullu midagi, et läks natuke puusse selle automaksu ja registreerimismaksuga, et ei ole häda midagi. Nüüd on näeme siis energiakriisi juures. Jälle, ei ole häda mitte midagi. Inimestele soovitatakse, et liituge täna fikseeritud hinnaga. Aga mine ja küsi täna mõne energiamüüja käest fikseeritud hinda. Ega siis täna antakse sulle selline fikseeritud hind ja inimene, kes tegelikult ei tunneta seda pulseerimist alati, ei peagi aru saama kõikidest majandusloogikatest, siis tänase energia hinna juures ei anna ju keegi sulle, ma ei tea, normaalne oleks mingi 8-9 senti kilovati eest. Täna antakse sulle, ma ei kujuta ette, mis number. Ja selle juures veel pannakse sind nagu selles suhtes vangi, et ega kui sa tahad head hinda saada, siis sa pead fikseerima vähemalt paariaastase lepingu, millest taganemine on rahaline. Ma tunnistan, et minul oli tarkust sõlmida möödunud aastal fikseeritud hinnaga leping. Vaatamata sellele oli minu eraisiku elektriarve 660 eurot ja ma kasutan kõige mõistlikumat küttelahendust ehk maakütet. Need näited, mida ma siin toon, neid võiks tuua lõputult. Aga tegelikkus on see, nagu juba ka erakonna esimees ütles, Eesti peab suutma oma energiavajaduse katta kohalikul turul. Sest teine äärmus on veel see, et need kaablid on ju kogu aeg katki. Ja meie ei tea, millal arenevas julgeolekuolukorras või halvenevas julgeolekuolukorras need kaablid kogu aeg katki on. Mis siis saab? Seda plaani meil on. Ja mina arvan, ja kõige hullem lugu on veel see, et meil on terve piirkond Ida-Virumaal, mis on täna niikuinii sensitiivne, kus inimesed ei suuda maksta ka kütte eest. Tuleb tunnistada, et Tallinna linnas on see olukord enam-vähem olnud stabiilne viimastel aastatel. Aga Narva olukord, millele ka valitsus kõrge kaarega, nagu öeldakse, ilusasti öeldes laseb, ei ole ka mõistlik, sellepärast et Narva on ka Eesti. Ja kui seal tekivad probleemid, siis need on meie kõigi probleemid. Ja selle tõttu ma arvan, et see maja siin on oma aja ära elanud. Mitte maja mõttes, mis on väga äge arhitektuur, aga sisu mõttes küll. Ja tuleks olla mees ja tunnistada, ma ei saanud hakkama ja anda teistele võimalus. Aitäh! Aivar Riisalu. Ja, kuulates Aivarit ja neid majandusküsimusi, siis inimesed meil käivad tavaliselt lõunaval kuskil puhkamas soojas. Praegu vaadates elektriarvete võrdluses Eestit ja Soomet ja siis tekib tahtmine, et äkki peaks minema Soome hoopis sooja, et seal on natukene parem ja mõnusam nende asjadega. Aga täna meenutab minu palk isiklikult nagu hübriidautot. Et see on nagu pool kulub bensiinile ja pool kulub elektrile. Selline hull olukord on, aga meil on inimesed, kes puutuvad kokku rohkemate inimestega maakohtades, kaugemal, igal pool. Ja Keskerakonna peasekretär Anneli Ott on see, kes käib mööda inimesi, ta suhtleb nendega ja teab, mida nad räägivad ja mis on toimunud. Anneli Ott! Aitäh! Ja ma käin küll mööda piirkondi ja erinevaid kohti külastada väga palju. Me oleme pidanud kuulama nüüd viimasel ajal seda, kuidas tegelikult inimesed ise on rumalad. Et me ei ole osanud teha investeeringuid, erinevaid lahendusi, et ei ole osanud liituda õige paketiga ja nii edasi. Kallid inimesed, kõik, kes te praegu ka jälgite meid, ärge võtke seda sõnumit tõsiselt. See on valitsuse sõnum teile, et ennast puhtaks rääkida sellest olukorrast, kuhu täna Eesti ja Eesti inimesed on jõudnud. Kui elektriarvel on ridu nii palju, et neid ei oska kokku lugeda ja keegi enam sellest aru ei saa, siis on teadlik poliitika, et ajame asja hästi segaseks,
siis keegi ei oska selgelt enam seletada, mis see täpne probleem on ja me saame öelda, et ise oled rumal. Me oleme olukorras, kus Eesti inimesed peaksid hakkama esimesest klassist peale õppima energeetikat, et täiskasvanuks saades oskaks mees valida, milline on parim lahendus tema kodule, et peret saaks soojas hoida ja oleks võimalik elada nii, et iga hommiku ei peaks värisema selle eest, milline on elektriarve. Täna hommikul tööle jõudes kirjutas üks kalakasvatuse omanik, et ma olen olukorras, kus ma ei oska edasi liikuda, sellepärast et tavalise 6000 arve juures on elektriarve 23 000. Need on sellised numbrid, mis tegelikult avalduvad meie kõigi elus. Et see jutt, et midagi ei saa teha ja põlevkivi on loodusele väga kurnav, ei päde, kui seal reaal elektriarve peal on käibemaks, aktsiis, mis juba kevadel tõuseb, siis need on asjad, mida tegelikult valitsus saab kohe ja täna teha oma inimeste heaks. Sellistes olukordades on tegelikult väga selge peegel see, kas valitsus on inimeste või nii-öelda küüntega enda poolel. Tänane ilus Eesti talv on kingitus valitsusele, sest riigieelarvesse laekub rohkem, kui oli planeeritud. Sest külmad ilmad on pannud inimesi olukorda, kus nad peavad oma kodu kütma. Kujutage ette seda pereisa, kes tuleb hommikul üles ja vaatab, kuidas tema lapsed magavad ja ta mõtleb õudusega, milline on elektriarve, et need lapsed saaksid toas soojas magada. Ja mida ta peab tegema, kui see elektriarve on täpselt sama suur, kui on tema kuupalk. Ma tulin täna hommikul bussiga tööle, kus tüdruk räägib, et isa sai 500 eurot palka ja 500 eurot on elektriarve ja õega arutavad noored inimesed ja nad on täiesti ummikus oma arutelus, sest nad ei tea, mida teha selles olukorras. Kuhu minna või kellelt abi küsida. Need on tänased meie inimeste lood, täpselt kõik meie keskel. Ja kui Keskerakond teeb valitsusele ettepaneku, tehke kohe midagi, siis see on kas populism või te ei saa asjadest aru või nii edasi. Nii et ärme kuula seda, võitleme edasi, kõik üheskoos julgelt selle vastu, mis praegu toimub, sest elektrit toodab Eesti ise, see tähendab Eesti inimesed ja meil on õigus küsida kompensatsiooni, kui see olukord on nii halb, nagu ta on ja nagu ka Aivar Riisalu ütles. Täna selle tunneli lõpus valgust ei ole, aga me peame kõik tegema selleks, et järgmisest kevadest see valgus hakkab paistma, kui mitte varem. Aitäh! Nõukogude ajal oli selline nali, kus väike laps küsib isa käest, et kust tuleb elekter. Isa teadis vastata sellele, et loomulikult ma tean, see tuleb loomaaiast. Kuidas nii loomaaiast? Noh, tavaliselt ikka öeldakse, et kui elekter on ära, et need ahvid võtsid elektri ära. Et tänases olukorras oleme samamoodi. Ainuke asi, et ahvid ei võta elektrit ära, aga panevad elektriarvetele aina rea juurde. Igale arvele tuleb mingisugune asi juurde. Küll on taastuv elekter, küll on seal mingisugune töökindlus, mis iganes imeasju seal on kirjas. Mina vaatasin täna just enda elektriarvelt umbes 10% on igasuguseid lisatasusid ja ma ei räägi siin mõrgutasudest. Aga kuidas selliste, ütleme uuesti, ahvidega võidelda, võib-olla oskab kõige paremini rääkida Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats. Head sõbrad, tegelikult olukord on ju väga tõsine. Väga tõsine, väga masendav ja need lugusi, mida siin ka Anneli jutustas, on tegelikult väga-väga palju. Ma arvan, et meie kõik Riigikogu liikmed Keskfraktsioonis oleme saanud erinevaid kirju, erinevaid kõnesid ja sisu on üks ja ainus. Kuidas me sellises olukorras saame hakkama? Üks neiu saatis mulle sõnumi, ütles, et mul on pisar silmis. Minu palk on sama suur kui minu elektriarve. Mis ma pean tegema? Üks pereema saatis mulle sõnumi, et Lauri, mul ei ole mitte midagi muud üle, kui minna ja võtta kiirlaen selleks, et ära maksta kütte, kommunaal ja elektriarve. See on praegune olukord. Ja mis siis valitsus selle kohta ütleb? Valitsuse liige Andres Sutt, kliimaminister, ütles, täpselt tsiteerin teda,
Ka veebruarikuus tõenäoliselt tulevad veelgi kõrgemad arved kui jaanuaris, aga ärge muretsege, kevad on lähedal. Ja kui kevad tuleb, siis varem või hiljem hakkab päike paistma, tuul puhuma ja küll see elektriarve läheb ka väiksemaks. Mario Kadastik, Reformierakonna parlamendiliige, ütles või kirjutas oma Facebooki postituses, et head inimesed, no olge mõistlikud, koguge suvel raha selleks, et saaksite ikkagi talvesele elektri eest arve ära maksta. Ja siis Jürgen Ligi, klassik. Kui teil raha ei ole või on seda vähe, siis kui te lähete toidupoodi, siis ostke tooteid, mis on alla hinnatud. Ehk siis säästke raha sellega, et ostate säästukaupa. See ongi praeguse valitsuse ja praeguse koalitsiooni lahendus meile, meie inimestele. Selle kohta peaks doktor Vassiljev panema diagnoosi. Ta on siin samas. Ja ma arvan, et kui me saadame teda siia majja ja seda tuleb teha, siis kindlasti selle diagnoosi Viktor Vassiljev panebki. Ja ma arvan, et ta teeb nad ka terveks. Sellepärast see hääl, mis praegu kostub valitsuse koalitsioonis, see ei ole selge mõistuse hääl. Selle asemel, et selliseid tegelikult arrogantseid sõnumid meile välja saata, praegu peaks olema hommikust õhtuni siinsamas valitsuse majas, valitsuse kabinet, kes peaks arutama ja otsustama, kuidas praegus olukorras meie elu teha kergemaks, kuidas tulla ja aidata meie inimesi, kuidas tulla aidata meie perekondi, lapsi ja teha nii, et ka meie ettevõtted oleks jätkusuutlikud. Selle asemel meil on hoopis teised sõnumid. Tuleb kevad, ärge muretsege, hakkab tuul puhuma, päike paistma, läheb elu paremaks, arved lähevad madalamaks. See on praegu ametlik valitsuse sõnum. Ja seda me ei saa taluda. Me peame muutma olukorda, me peame muutma seda kiiresti ja selle jaoks on meil vaja jõudu. Meil on vaja rahva toetust. Meil on olemas oskused, meil on olemas teadmised, me teame, mida tuleb teha, kuidas tuleb teha ja me realiseerime oma teadmised 27. aastal, kui on meil taga rahva tahe ja jõud. Nii et jõudu meile ja teeme selle asja ükskord ära. Aitäh teile! Lauri Laats ütles, et on vaja panna diagnoos doktori poolt. Ma arvan, see diagnoos on ammu pandud ja tegelikkuses vajab Vabariigi Valitsuse ravi juba, ehk siis letaalset ravi. Ja ainukene, kes suudaks siin lahenduse leida, selleks on Keskerakond. Keskerakond on see, kes on juba siin vähem kui kuu jooksul olnud teist korda koha peal. Me tahame seda, et tuleks ikkagi rohkem rahvast meie selja taha, et enamus inimestest saaksid aru, et ei ole sellest piisav, et sa lähed kuuri nurga taha, lööd rusikaga vastu seina ja ütled ühe roppu sõna. Sellest on vähe. On vaja ikkagi, et tullakse suurelt välja ja öeldakse, mida arvatakse. Aga suur tänu, kes te olete täna siia tulnud, toetanud, näinud neid külmi radiaatoreid, mis on praegu paljudes kodudes. Ja ütleme nii, et võitlus jätkub ja nüüd ma paluksin, et te tuleksite kõik, kes te täna olete siia tulnud ühele ühispildile ja ütleme kõik koos ei sellele valitsusele. Olge nii head, tulge siia poole nüüd kõik. Radiaatorisse vahel. Jah, siin on soe. Büroos, Keskerakonna büroos võime ära, seal on küll.
ei vabariigile, jääb soodsale elektrihinnale. Elagu Keskerakond! Elagu Keskerakond! Elagu! Kõik on nii külmunud, enam ei jaksa. Aitäh kõigile, kes te tulite! Siin on suu koha.